Tere, kena hommikut, kell on pisut 7 läbi. Mina olen omadega jõudnud sellisesse kohta nagu Keskturg, mis jääb minust sinna poole. Aga teate küll, Keskturg, sinna ma filmima ei lähe. Igaks juhuks, oma elu on kõige kallim. Aga nagu te aru saate, siis juba ka pealkirjas, siis täna on mul juba teistmoodi video. Ehk siis selline päris elu väljakutse video, kus siis lähen ma tööle maasikamüüjaks. Ja ei kuhugi mujale kui tasu ja talu maasikaid müüma. Nii et vaatame, kuidas mu päev täna läheb. Nii, kaup on nüüd komplekteeritud ja tegelikult ega siin väga muud ei olegi, sest nüüd hakkab põhitöö ehk siis turule minek ja siis tuleb seal kaup lahti pakkida ja tööle asuda. Aga ma näitan korraks, mulle anti ka, et näe, hommikusöögiks sulle maasikaid, et sellised suured, nagu suured. Okei, see on kindel, üks kindel sort, aga Eesti kõige lemmikum maasikas on ikkagi, ma sain teada, polka või kuidas keegi seda nimetab. Aga ma näen, et ülemus juba lehvitab käega, et tule, nii et lähme. Me saime oma letid ilusti või leti ülesse ja siis tuli padukas. Nii et, ja nagu mulle öeldi, siis vihm ei ole ärile hea, sest kui vihma sajab, siis lihtsalt keegi ei tule. Aga jah, nagu näha, siis pakume lisaks maasikatele ka hernest ja mettas ma vaatan, mis mesi on. Sihuke mesi. Aga muud ei olegi, ma loodan, et vihm jääb üle ja saab hakata tööd tegema. Kuna ilm on külm ja tähendab sajab ja jahe on, kliente väga ei käi, siis kuidas ma oma aega sisustan on see, et ma lihtsalt kaalun karpe. Näete, siia mahub kilo maasikaid ja see kaalub 10 grammi. Nii, ja siis see on poolekilone. 15, kuidas see raskem on? Täitsa veider. Aga jah, näesega, et silma järgi siis, et siia läheb siuke circa pool kilo ja siia läheb siis kilo ja kuhjaga paned, siis on vist 1,5. Ja muud ei olegi, et mis on põnev on see, et konkurendid käivad uudistamas, et kas läheb ja uurivad maasikaid, et millised on maasikad, miks need nii suured on, sest ma näitan kohe videos enne ma näitasin ka, et siuke, ütleme, päris suur maasikas ja et miks see nii suur on ja et tegelikult peab teadma päris palju, et maasikataim umbes esimesel aastal kannabki rohkem ja vist on nii-öelda viljakam kui järgnevad aastad. Ma nüüd ei ole 100% kindel, aga see oli see, mis ma kõrvalt kuulsin. Et see on jah põnev, et kõik konkurendid käivad nagu nii-öelda letide ümber, mis on hind ja milline kvaliteet ja nii edasi. Nii et selles mõttes hoitakse kõigil silma peal. Aga ma vaatasin, et kas keegi tahab tulla, aga ei taha. Nii et jah, ega see muud ei olegi, lihtsalt istun, ootan, sest ilm, lühidalt öeldes ongi, ilm on kõige olulisem faktor, et kui vihma sajab, siis lihtsalt keegi ei tule nii-öelda toast välja. Ma mõtlesin, et peaks mingi kuller teenust pakkuma, tasu ja talu tellikontoris maasikaid teenus, nii et hakkab ise viima. Nüüd on niimoodi, et toimub väike hinnaregulatsioon ja siis mulle usaldati siltide kirjutamine ja tegemine ja teate, see ei olegi nii lihtne, et see lihtsalt võtad ühe punase paberi ja plärakti paned, et siin on kindel voltimistehnika, et ma täpselt ei tea, mis see point oli, aga ehk siis kõigepealt tuleb teha nii, siis murrad uuesti samamoodi selle siia ära. Ma olen harjunud kõiki selliseid asju nagu tegema kuskil Photoshopis või Canvas kujundama
nii, nüüd on see ilusti volditud ja põhimõtteliselt see peab pärast siuke välja tegema. Ja kõige hullem selle asja juurde on see, et ma pean hakkama kirjutama. Minu käekiri ei ole just kõige ilusam. Selline on siis silt nagu professionaali tehtud, kes siin on juba mitu aega töötanud ja siis siin on kõrval nagu minu silt, et te saate nagu aru vaata, et nagu kes oskab kirjutada, kes ei oska kirjutada, et vilumust on vaja. Ma räägin, tavaliselt ma teen selliseid asju nagu kuskil Photoshopis või Canvas kujundan, aga miks oli vaja voltida? Voltida on väga lihtne, näete, paned nagu, saad selle nagu siia panna, eks ole, ja siis kasta nagu siia vastu, täpselt nagu siin nii-öelda näha on, et siis see silt oli enda tuulega minema. Selline väike väga lihtne põhjus oligi, et jah, ütleme nii, maasikasildi kirjutajat minust ei saa. Ilm läks ilusaks, kohe rahvas on väljas, müük hakkas kerkima, assistent tuli ka appi. Kuidas järgnevas on? Et jah, härra tuli kohe siia. Ma nottisin need. Mis sa tegid? Maasikaid. Ja, tuleb siia ja tunneb ennast nagu omas kodus, sööb maasikaid, aga ma arvan, ega seda üle 4 kilo ikka sisse ei tõmba, nii et. Ikki ma viskasin siit selle sinna. Jaa. Kuule. Jah. Vot, et selline. Kuule, Edon, teeme pilti ka. Jaa, teeme pilti ka. Toin. Ma sain kätte ühe kaugel. See on väga hea. Näe, sa võid Eda näidata. Ega kõik ei jõua ära süüa. Aga samas ma ütlen, et head asja peab alati. No 850, nii, mis hinna poiss? 650. Nii, 650. On õhtu, päike on kohe-kohe varsti loojumas. Kuigi suvi on, minu arust see päike loojub, ma ei tea, 2 öösel ja 2.30 juba tõuseb, aga see selleks. Ühesõnaga minu maasika tööpäev läks nii kiireks, et ma ei jõudnudki tegelikult rohkem midagi väga filmida, mis tegelikult tõestab ideaalselt seda, et ilm on maasikamüüjatele väga oluline ja tegelikult ilm on oluline ka maasikakorjajatele. Sest, ühesõnaga, ma tulen hästi kiirelt juba lõppu. Tegelikult oli see, et ma arvasin, et see tööpäev saab olema kordades lihtsam, et ma lihtsalt lähen sinna, müün maasikas sulle, rahumajas, aga tegelikult eelnes mulle ikkagi selline 1,5–2-tunnine koolitus, et mis maasikasort on, millal see korjatud on, kuna siis veterinaaramet käib kontrollimas, siis sa pead teadma, sul peavad olema paberid tõestada, mis korje see on, mis põllud see on ja enne kõike klienti silmas pidades, siis on väga oluline teada täpselt seda, et mis sort on ja osad küsivad, et millal on korjatud ja näiteks oligi sellised suured maasikad, et mitte väga paljud, reaalselt kõik küsisidki, et miks need nii suured on, et sa ei saa öelda, et aga ma ei tea, sest inimestel tekib automaatselt see mõte, et okei, suur maasikas järelikult on mingid väetised ja ma ei tea, mingi tuumaenergia või nii. Et jah, tegelikult ei ole maasikamüüja amet selline lihtne ja oled mingi turumutt siin. Et tegelikult peab olema väga paljude asjadega kursis ja kursis peab olema ka nii-öelda sellega, mis toimub põllul. Nii et ma saan täitsa maasikakasvatajate muredest aru, mis neil siin sellel hooajal oli. Sest Tasuja talu ütles ka, et päris palju maasikat jääb neile põllule. Et isegi kui nad on teinud avaliku üleskutse, minust neil peaks ka praegu Facebookis olema,
punkt 1, et tule tööle ja kui ma ei eksi, siis on neil üleval ka kuulutus, et tule korja iseendale moosimari. Nii et kõik, kes on Lõuna-Eesti kandis, siis otsige Facebookist üles Tasuja talu. Vaadake, mis see kirjas on, et äkki saate omale moosimarja minna korjama. Nii et selline see päev, see oli väga äge, mulle väga meeldis, see oli õpetlik, hariv, ootamatu või selles mõttes üllatav. Ja tegelikult väga muud ei olegi. Suured tänud Tasuja talule, kes lubasid mind oma leti taha. Ja muud ei olegi, nagu ikka, jälgige meid Instagramis, Facebookis ja blogis marimel.eu ning visake like ka Tasuja talu Facebooki lehele.